Ja siit siis nüüd palve, et kuna õige pea lähevad ka numbriga rajale, startijad rajale, et siis alates sellest hetkest, kui esimene numbriga tegelane läheb oma ajasõitu sõitma, siis teistel tuleb väga hoolikas olla, et nendele pisikestele ette ei jääks. Ja pisikesed juba tulevad siis siia. Keeravad ilusti finišisse esimesed pisikesed. Nii et ergutagem neid pisikesi, kes tulevad hops, hops, hops. Teie alla sõitma ei pea, tulete kohe ülesse siia. Õige pea on siis oodata siia finišisse neid, kes tulevad oma esimeselt suusasõidult. Et selline palve, et enam siit finišijoonest üle ei tule keegi, kes ei võistle. Jah, te võite sinna alla kaare peale minna, aga finišisirgele tulevad nüüd edasi ainult need, kes päriselt võistlevad. Hetkel on nendeks pisikesed mudilased, nii et olge väga tähelepanelikud siin sirge osa peal ja ka siin finiši osas teeme niimoodi, et jätame selle ilusti nüüd finišeerijatele, sest õige pea on hakata oodata esimesi kiireid mudilasi. Et teeme siis nii, et enam ei tule finiši sirgele need, kellel hetkel ei ole võistlust. Anname siis selle finiši osa ainult neile, kes hetkel võistlevad, ülejäänud teised finiši sirgele ei tule. Kui hetkel ei võistle, siis ei tule. Ja Hille järgi tuleb esimene mudilane üsna helendavalt. Numbri all 106. Väga tubli. Et jõudis finišisse ja kohe saartasid endale ühe medali, ühe pulgakommi ja väga tubli oli. Küsin ka kohe, mis su nimi on? Kevin Veski. Kevin Veski. Räägi, Kevin, kas oli väga äge võistlus täna? Oli äge? Jah. Mis sa arvad, kas järgmine kord oled juba nii kaua poiss, et proovid seda päris 10-aastast rada ka? Jah. Väga tubli, vaat nii käibki. Kõigepealt võtame mudilaste võistluse, paneme kinni ja siis äkki järgmine kord paneme juba siis nende 10-aastastel ka särgipüksi. Ja kohe jõuab finišisirgele ka järgmine. Ja Kendra, äkki sa saad meile ka siia appi tulla finišisse? Et neid pisikesi pudinesi hakkab nüüd tulema, et jõudis kohale ka teine papersuusataja. Nii ja küsime. Tere, kuidas sinu nimi on? Liisa. Väga tubli Liisa, sina oled siis täna esimene tüdruk, kes jõudis finišisse. Räägi, kui sa praegu olid nagu nii kõva tüdruk, kas järgmine kord proovid nende 10-aastastega ka päris võidu sõita? Jaa. Väga tubli. Et kõik need pisikesed, kes on siis jõudnud siia finišisse, et võtke need numbrid ka küljest ära. Et emme-tissid, sõbrad või kes teil siis on, et olge head. Need numbrid siis läheksid sinna samma telki, kus te saite need numbrid. Nii, ja järjest tuleb neid tublisid suusatajaid, järjest tuleb ja tuleb. Nii. No nii, järjest tuleb neid väga tublisid suusatajaid, aga samal ajal kõik 10-aastased, olge siis valmis
õige pea hakkab teie start ka pihta. Veel natukene tuleb oodata, aga kõik 10-aastased, olge siis valmis. Õige pea tuleb teie start ka. Ja kõik pisikesed, teie saate endale tubli osalemise eest medali. Ja kui te neid medaleid kõik iga etapi eest kokku korjate, siis tuleb sellest välja üks üllatus. See on nagu pusle. Iga kord saad ühe jupi juurde. Ja järjest muudkui tuleb neid pisikesi pudinaid. Ja et kes tuleb siin elegantselt paaristõugetega, kes tuleb sünkroon kukkumisega, et kukkus sõber, kukun ise ka, aga väga tublid. Iga algus on võib-olla natukene raske, aga ilma raskusteta kaugele ei jõua. Et kõik 10-aastased, hakake siis ennast valmis panema, et õige pea hakkavad tulema teie stardid. Et kui need pisikesed mudilased kõik on ära lõpetanud, kes on kõik seni olnud väga-väga tublid, et õige pea saate teie siis starte minna. Ja kõigile teistele ka, et siis ärge unustage ära, et 10- ja 12-aastased, teie sõidate stardist rulliraja sirge lõpuni. See on see koht, kus on edasi valida, kas paremale või vasakule. Teie keerate ümber ja tulete tagasi ja teete väikese pauna seal all staadionil. Ja siis tulete finišisse. Nüüd kõik, kes on 14 ja vanem, teil läheb natukene keerulisemalt. Et teie lähete, sõidate selle valgustatud rajaringi ka. Aga selle klausliga, et ei pea seda tagumist, seda üksikut sirget, mis sinna Kuperjanovi õuele peaaegu välja läheb, et seda sirget ei pea tegema. Te teete ilusti selle ümmarguse palli. Nii et kõik pisikesed mudilased, neid vist mõned on veel tulemas. Et selline palve, et kes on oma sõidu ära teinud, need numbrid kindlasti tagasi anda, sest järgmine kord on jälle vaja võistlemiseks numbreid. Jube kehv on ju minna võistlema, kui sul numbrit ei ole. Et anname siis täna kõik numbrid tagasi. On järgmine kord jälle hea. Et kui ei võeta teil siit stardialast ja finišialast seda numbrit ära, siis see sinine kollane telk, kus te oma numbri saite või just emme selle numbri võttis või kes iganes teil selle numbri võttis, viib selle sinna tagasi. Et minu kell on täpselt 6, mis tähendab seda, et 10 minutit on siis aega, kuni esimesed ajaga startijad siis saad hakata starti tulema. Kõik need, kes on oma sõidu juba ära teinud, oma medali kätte saanud, vaadake, et te siis ilusti siit meie lindiga piiratud alast ilusti välja lähete, sest ruumi on jube vähe. Ja need, kelle vanuseklassi stardini on veel aega, teeme nii, et ka nemad lähevad välja siit, sest lihtsalt muidu me ummistame kõik selle ala ära ja lõpuks ei tea keegi enam, kus ta on, mis ta on ja miks ta on. Veel tuleb siin tublisid suusatajaid, mõni tuleb elegantselt peaaegu ühel jalal, aga nad tulevad võiduka lõpuni. Ja kõik lapsevanemad, selline palve ka, et
vaadake, et need numbrid, mis teie pisikestel mudilastel ja natuke suurematel lastel külge on saanud pandud, et need pärast ilusti kõik tagasi saaksid meile. Ja tänast päeva siis teeme nii, et kõigepealt alustavad tüdrukud vanuseklassis 10. Ikkagi oleme džentelmenid, noormääred ja laseme tüdrukud esimesena rajale. Siis sõidavad poisid vanuseklassis 10. Siis sõidavad tüdrukud vanuseklassis 12. Siis sõidavad poisid vanuseklassis 10. Ja niimoodi kuni elegantselt vanemad vanaisadeni välja. Kõik need, kelle stardini on veel natukene aega, ehk kes ei ole tüdrukud vanuseklassis 10, teeme niimoodi, et te isegi ei pea praegu tulema siia lindiga piiratud alasse. Sellepärast, et muidu on meil seda rahvamassi siin nii palju. Teeme nii, et praegu on siin tüdrukud. Ja kui tüdrukud on hakanud rajale minema, siis võivad vaikselt hakata tulema ka esimesed poisid. Sellepärast, et siia nii starti kui finiši alasse peavad ära mahtuma nii startijad kui finišeerijad. Ja stardi annab meile ilusti see kollane stardikell. Kella pealt jooksevad ilusad punased numbrid. Ja see ilusti saate vaadata, et selle tabloo pealt, et kõige esimene rida, kus on hästi palju numbreid, see näitab kellaaega, ülitäpsat kellaaega. Vasakul all nurgas on number, hetkel on see number 1, see näitab sinu stardinumbrit. Ehk number 1 näeb, minu stardini on aega veel 8 minutit ja 4 sekundit ja 3 sekundit ja ühesõnaga, te saate ilusti tabloo pealt käia vahepeal piilumas, et kui palju, milline number on juba startima läinud, sest et veel on natukene aega rajaga tutvuda, sest esimese stardini on aega umbes 7,5 minutit. Ja starter on meil, nagu ikka, oma vanast tuntud headuses, Margus, sinise jopega, hästi suure naeratusega. Et kõik lapsed, kes on vähemalt ühe korra käinud suusavõistlusel, teavad juba. Et kui Margus ütleb, et nüüd on aeg, siis nüüd on aeg. Ja kui Margus ütleb, et veel aega ei ole, siis veel aega ei ole. Nii et siis selline palve, et teeme niimoodi, et siia stardi ja finiši alasse jäävad veel hetkel ainult tüdrukud vanuseklassis 10. Et poiste jaoks on veel natukene vara. Ja kõik, kes siis peavad starti minema, teie peate kuulama, et teid täna kamandab Ats. Ja ühesõnaga siis endiselt selline palve, kõik emad ja isad ja need, kes ei ole just vanuseklassist tüdrukud 10, teeme nii, et siit lindi tagant lähevad välja. Muidu meil lõpuks hirmus segadus, keegi ei saa aru enam, kes kus on. Ja see puudutab kõiki emasid ja kõiki isasid ja kõiki vanaemasid ja vanaisasid, et meil oleks võimalikult selge pilt, mis siin rajal toimub ja mis siin ei toimu. Rääkides nimekirjast, siis esimesena alustavad täna tüdrukud. Kõige esimesena, numbri all 1, on Võru suusaklubi tüdruk Loona-Maria Kalk, tema järel Haanja suusaklubi tüdruk Lisandra Jõgeva, siis jälle Võrust Eerika Udras, siis Marta Mõttus, siis Gerda Karoliine Kuus, siis Anne-Grete Kumm, siis Loreen Giselle Ränkel, Meribel Kaup, Kendra Varikov, Liise Lakkur, Teele Mäesaar, Liisa Heinsoo, Ann-Marii Mets, Mirja Silvia Kaljula, Emma Aniot, Laura Kook, Lisette Ilves, Stella Margaret Viislapu, Anne-Marri Lauri, Karoliine Lakkur, Emilia Räim, Meribel Tepp, Keiti Eerik, Marta Rute, Karoliine Lauri ja Marleen Ojasoo. Ehk kõik need, kelle nime ma ei öelnud, tegelikult teil hetkel siia lindiga sisse kohta, lindikalale ei ole tulekut. Ja see käib ka lapsevanemate kohta tegelikult. Lapsed on juba nii suured, et nemad saavad täitsa ise hakkama.
5 minutit on esimese startijani aega. Ja nii et lapsed, pidage meeles, te peate täna kuulama seda, mida ütleb Margus sinise jopega ja Ats, kes on sinise ja oranži kirju jopega. Kui nemad teid kutsuvad, siis teie asi on kiiresti jõuda starti. Poiste 10 vanuseklassi esimene startija on Eerik Vahtra ja tema stardiaeg on peaaegu veerand tundi peale 10 minuti pärast alles, nii et ükski poiss praegu siin alas olema ei peaks. Nii et kõik kallid poisid lähevad siit lintidega alast välja, sina kaasa arvatud, sest ta näeb välja täitsa poisi moodi. Kõik emmed lähevad siit stardialast välja, kõik vanamad lähevad stardialast välja. Teeme nii, et stardiala jääb praegu 10-aastastele tüdrukutele. Aga poisid võivad seal joone ajal ilusti ennast täitsa valmis seada. Onu Ats teebki loendust, et te kõik olemas olete. Ja jätke siis meelde. Tüdrukud, te sõidate kuni rulliraja sirge lõpuni, ehk sealt, kus saab valida, kas vasakule või paremale. Te keerate ringi, tulete tagasi, teete all pisikese pauna ja tulete siia samma finišisse, kus teid juba ootab medal, soe jook, emme või issi või treener, ühesõnaga keegi ootab teid. Ja kõigile emadele, isadele ja teistele kaaslastele selline palve, et raja peale ei lähe keegi. Eerika Udras, kus sa oled? Ei, Eerika, tule natuke siia poole, lihtsalt Ats ei näinud sind, sa oled täitsa olemas meil. Ja. 3 minutit on esimese tüdruku stardini, nii et teised saavad ennast veel siin remoodi hüpates sooja teha. Ja tähendab seda, et stardialas on ainult tüdrukud 10-aastased ja kõik poisid lähevad hetkel veel sinna joone taha. Muidu Atsil on siin väike kaos, sest ta peab nägema kõiki numbreid ja suutma teid õieti järjekorda panna. Kõik emad, isad lähevad lindi taha. Teate, lint on see kollane asi, mis siin postida või see valge asi, kus on peale kirjutatud terve Eesti eest. Et kõik lähevad hopsti sinna lindi taha. Ja siia jäävad ainult tüdrukud. Esimese startijani on aega 1 minut ja 50, aga mul on rõõm tervitada kõiki neid, kes vaatavad meid praegu läbi arvuti. Ja tere tulemast siis ka teile meil siia Kubia esimese suusasarja esimesele etapile. Õige pea saavad siis stardi tüdrukud vanuseklassis N10. Et täna on siis vaba tehnika, eraldi start, intervalliga 15 sekundit. Natukene vähem kui 1,5 minutit on stardini. Ja starteriks on meil täna siis Margus ja teda assisteerib Ats. Et kõigile lapsevanematele teile siis palve. Palun siit lindiga alast välja. Laste õigesse järjekorda paneku eest vastutab Ats. Ta saab sellega väga hästi hakkama. Ta on seda teinud juba vähemalt 100 aastat või natukene kauem. Ehk kõik lapsevanemad lähevad ilusti lindist välja. Järjekorda panemisega tegeleb meil oma inimene. Aitäh! Et kuulake siis seda, mida räägib teile sinise jopega Margus stardijoonel ja sinise Eesti terviseradade jopega Ats. Ülejäänud teised täiskasvanud, teil palume ilusti välja minna ala pealt. Ja 15 sekundit on esimese tüdrukuni stardini aega. Ja palume kõigil kes on nüüd rajal, ilusti rada on tühjaks teha
sest nüüd on rada ainult võistlejate päralt ja stardis on meil esimene tüdruk, kelleks täna on Loona-Marie Kalk. Teisena on stardis Lisandra Jõgeva. Numbri all 3 on Eerika Udras. Numbri all 4 Marta Mõttus. Number 5 Gerda-Karoliine Kuus. Number 6 Anna-Grete Kumm. Number 7 Loreen Giselle Ränkel. Number 8 Meribel Kaup. Number 9 Kendra Varikov. Number 10 Eliise Lakkur. Number 11 on täna Teele Mäesaar. 12 Liisa Heinsoo. 13 Ann-Mari Mets. 14 on Mirje Silvia Kaljula. 15 on Emma Aniot. 16 Laura Kook. 17 Lisette Ilves. 18 on Stella Margaret Vislapuu. 19 Anne-Mari Lauri. 20 on Karoliine Lakkur. 21 on Emilia Räim. 22 on Meribel Tepp. 23 Keiti Eerik. 24 Marta Ruute. 25 Karoliina Lauri ja 26-ndana on Marleen Ojasoo. Et need on tänasid siis 10-aastaste vanuseklassi võistlejad. Ja nemad siis sõidavad täna umbes 750 meetrit või vabandust, 1,3 kilomeetrit. Ehk teie siis sõidate rulliraja sirge lõpuni, keerate seal ringi, teete all staadioni pisikese kaare ja siis tulete ilusti finišisse. Samal ajal kui veel jõuavad finišisse viimased pisikesed mudilased. Et nüüdsest on siis palve, et rajal on ainult ja ainult võistlejad. Hetkel on selleks siis N10 vanuseklassi tüdrukud. Et juba 9. tüdruk läheb starti. Et olge siis palun nii palju head, et rajale enam keegi ei lähe, finišisirgele enam keegi ei tule. Ainukesed, kes võivad siin veel sõita, on tüdrukud vanuseklassis N10. Et veel on neid 10-aastaseid tüdrukuid siin startimas, aga 10-aastased poisid, olge teiega valmis, et õige pea tulete starti. Aga Stella Margaret Vislapuu, ole hea, tule sina ka siia. Numbri all 18, Stella Marie Vislapuu. Et sinu stardini on küll mõni hetk aega. Selgus, et on haige. Väga hea, siis me teame. Aga kõik teised, kes ei ole hetkel vanuseklassis N10 ega M10, palun, kõik lähevad siit finišialast, stardialast välja. Ka emad ja isad ja vanaemad ja vanaisad. Et teeme niimoodi, et nüüd on ainult see stardi-finiširada ja võistlusrada laste päralt. Sest õige pea hakkavad esimesed väledamad 10-aastased tüdrukud juba finišisse jõudma. Kui rajale läheb juba 17. tüdruk täna. Ehk õige pea poisid on teie start. Seal ei oska edasi keegi minna. Seal see 96. Et vaadake siis ilusti. Rada läheb siis, et kõik teie nüüd edaspidi sõidate sinna alla nurgast. Siit tulete ilusti sirge pealt alla, teete all pauna ära. Ja siis tulete ülesse tagasi. Et rajal läheb varsti juba 19. tüdruk, mis tähendab seda, et õige pea ootama rajalt tagasi esimesi kiireid 10-aastaseid startijaid. Ja kõik 10-aastased poisid, hakake teie ennast ka valmis sättima, tehke veel sooja. Natuke on need tüdrukud veel starti minemas. Aga raja pealt palume siis kõikidel teistel ära tulla peale hetkel võistlejate. Nendeks on hetkel tüdrukud, kes on 10-aastased.
et kõikidel teistel enam raja peale asja ei tule, sest kohe jõuab finišisse esimene tütarlaps, kelleks on Eerika Udras. Väga tubli Eerika. Et Eerikesel peaks olema eelmise aasta hooaja võit juba taskus. Samal ajal kui starti läks tüdruk numbri alt number 22, kelleks täna oli Meribel Tepp. Ja ka järgmised tüdrukud järjest lähevad sinna alla suusastaadioni viimasele pisikesele kaarele, nii et meil hakkab järjest ja järjest tulema finišisse tütarlapsi. Siin vist päris täiuslikku starditud seal ei ole. Ja tulemused, tulemusi võid sa laivist lugeda. Kui tulevad, siis tulevad tulemused, siis loen. Tulevad. Et kõik need, kes on kodus, siis teie saate tulemusi vaadata winningtime.ee leheküljelt. Et hetkel nad küll kogu aeg on väikese viibimisega, aga küll nad tulevad. Ja juba jõudis finišisse teine tüdruk. Numbri all 1 startinud. Et kõik need, kes on oma sõidu ära teinud, ärge siis unustage oma numbrit täna tagasi anda, sest nii me tagame selle, et ka järgmine etapp on teil midagi, mida endale külge panna. Ja numbri all 5 on ilusti finišisse jõudnud ja numbri all 6. Et nüüd on palve, et kuna finiši ja stardiala on hästi kitsas, siis püüame poisid, teie hoiate natukene rohkem selle vana suusamaja poole ja tüdrukud, kes siis finišisse jõuavad, ei põrutaks teile otsa. Vaatame, ehk saame me kohe-kohe ka mõned ajad. Külmaga natukene meil see ajavõtusüsteemi see minuni jõudmine tõrgub. Aga kohe, kui mul on jõuavad mingid tulemused, et siis saab ma teile hakata ka esimese aega ütlema. Aga tundub, et hetkel esimene on kõige kiirem hetkel tundub, et on olnud Eerika. Aga kohe, kui meil hakkab tekkima mingisugune aeg, saan ma kohe teile hakata ka lugema ette aegu. Samal ajal, kui juba stardis on meil 10-aastased poisid, aga räägime siis nendest poistest, kes rajale lähevad, et number 39 läheb siis rajale Mattias Lehtna. Enne teda just oli Otto Karglampe. Mattias järel on just Kristjan Kiviselg, siis on Raio Ermel, Harris Piirman, Marten Pungits, Samuel Orav, Artur Altošin ja samal ajal tuleb finišisse järgmine tüdruk. Number 11 Teile Mäesaar. Või vabandust, number 13, kes on siis Ann-Marii Mets. Jätkame poiste tutvustamist, kus me pooleli jäime. Et number 46 läheb starti Karl-Aleksander Perv, 47. numbril on Torres Veerpalu, 48 on Virgo Lapp. Samal ajal kui väga tublisti on jõudnud meil finišisse üks pisemaid sõitjaid täna ehk Lisandra Jõgeva. Ja tema järel kohe Loreen Giselle Ränkel. Ja poistest on veel siis Helir Hoop, Alex Siigert, Ron-Johan Koort, Taavi Linder ja Harri Aldošin veel rajale minemas täna. Samal ajal kui järjest tuleb tüdrukuid finišisse. Et need tüdrukud ka, kellel numbrid on ära võetud, et olge head siis, et minge siis siit ilusti lindi tagant välja. Ja endiselt lapsevanematele palve, et ärge siis
raja peale jalutama minge. Et tunnistan ausalt, hetkel veel minuni ametlikult millegipärast elektroonika kaudu tulemusi ei tule jooksvalt, aga kohe kui tuleb, saab hakata ka tulemustest rääkima. Vaatame, ilmselt on ikka esimene etapp ja natuke tehnilisi siukseid apsakaid, aga ei ole hullu. Nii kui mingid tulemused tulevad kas või prinditud kujul, ikka räägin teile. Seni aga ootame järjest siin tublisid 10-aastaseid tüdrukuid finišisse, samal ajal kui lähevad juba starti 10-aastased poisid. Hetkel jah, tulemusi kahjuks elektrooniliselt mul veel ei ole, aga ehk saan ma mingi hetk ka mõned kirjalikult paberid tulemused, et siis saan ka need ära teile öelda, samal ajal kui finišisse jõuab numberilt 25 Marleen Ojasoo, oi vabandust, see peab olema ikka number 25, ehk siis Karoliine Lauri. Et tundus väga Lauride dünastia tüdruku moodi ja number 17 Liiseti Ilves on meist sisse jõudnud. Ja järjest neid tüdrukuid tuleb ja tuleb ja tuleb. Et selline palve siis, et kõik tüdrukud, kes on ilusti finišisse jõudnud, võtke endal ilusti need numbrid ära ja siis saate sinna lindi taha minna, pange soojad riided selga. Et kohe, kui me saame mingidki tulemused, ehk nii kui on viimane 10-aastane tüdruk ära sõitnud, saame me vähemalt arvutist välja prinditud kujul tulemused ja me saame ehk hakata vaikselt õige pea jooksvalt ka mingisuguseid tulemusi teile edasi andma, sest hetkel vähemalt minu elektroonikas vidin ühtki tulemust nagu millegipärast näidata ei taha. Samal ajal, kui on juba starti läinud meil viimased poisid, siis on mõni hetk on aega, veel 10 sekundit, kui lähevad juba starti natukene suuremad tüdrukud ehk vanuseklass N12, esimesena siis numbril 61 Regina Parv, tema järel Meribel Kumm, Eva Piirisild, Noora Loren Ossip, Karoliina Roomets, Kertu Hallist, Laura Pirnipuu, Kristin Koger, Rosibel Mari Kaldvee, Keiti Püvi, Stella Sool, Anna-Maria Säre, Eva-Lotta Joonas, Triinu Heinsoo, Andrika-Nett Sokk ja Kätlin Kesa. Ehk need on siis tänased tüdrukud vanuseklassis N12, samal ajal kui meil siin järjest tuiseb üle finišijoone juba ka 10-aastaseid poisse, mis tähendab seda, et kõigil, kes hetkel ei võistle, teil tegelikult raja peal enam asja ei ole. Et hetkel on siis raja peal meil 10-aastased poisid ja kohe ka 12-aastased tüdrukud. Vahepeal Laura Pirnipuu, ole hea, tule meil siia stardijoone juurde, et siin juba natukene Ats otsib taga. Laura Pirnipuu. Et sinu stardil on umbes pool minutit aega, Laura Pirnipuu, ole hea, tule starti. Nii. Et olge siis kõik palun tähelepanelikud oma stardiaegadega ja palume, et lapsevanemad ei tuleks siia finišialasse ka jalutama, et kuna siin on ruumi hästi vähe, siis kõik need rõõmsalt juba üsna suured ja tublid suusatajad, nad saavad ise ilusti siit üle finišijoone, ise saavad finišisse ja küll saavad nad seal ilusti sinna lindi taha ka ja küll seal lapsevanemad siis saavad oma pisikesi pudinaid kallistada ja õnnitleda, eriti hea sõidu puhul.
et järjest ja järjest tuleb siin 10-aastaseid poisse ja 10-aastaseid tüdrukuid veel üle finišijoone. Näiteks väga vapralt on finišisse jõudnud välja Teile Mäesaru. Vabandust, Teile Mäesaar Vasseliinast. Et olid väga tubli, et mine siis ilusti sinna lindi taha, võta suusad jalast ära. Ja finišisse jõuab ka Karoliine Lakkur. Et siin on samamoodi, et kõik te, kes te olete finišisse jõudnud, et siin tulevad järjest järgi kiiremad poisid. Et hops-hops number seljast, ilusti sinna lindi taha, siis meil ei teki siia pundart. Muidu võib juhtuda see, et mõni kiirem poiss võib siin kellegi pikali sõita. Samal ajal, kui starti läheb näiteks numbril 72, Anna-Maria Sare ja tema järel Eva-Lotta Joonas. Et siis palve endiselt kõigile lapsevanematele ja nendele, kes veel ei võistle, et rada on hetkel võistlejate päralt. Et kohe vaatame veel üle viimased 10-aastaste tütarlaste finišeerijate tulemused, siis ma saan õige pea teile nendest ka rääkida, sest ma arvan, et Merike toob mulle nad prinditud kujul, sest millegipärast meil tehnika täna tõrgub ja ma ei saa kuidagi teile otse laivis neid tulemusi presenteerida. Küll aga ma saan öelda, et kohe läheb starti esimene M12 noormees, kelleks on siis Võru suusaklubi poiss Riko Pedras, tema järel Simo Sulg, siis Kristjan Klimbek, Hugo Rüütli, Märt Viidu, Georg Vislapuu, Mehis Moor, Markus Pungar, Jako Rammo, Audun Palo, Oliver Saar, Marten Eistein, Hannes Vislapuu, Sander Oinus, Andri Linder, Rikko Klanberg, Daniel Varikov, Oskar Klampe, Henri Jõgeda, Kusti Järg, Lukas Siiger, Robin Steven Kaldvee, Raimond Jõgeva, Ralf Rebane, Jevgeni Berezovoi ja lõpetab selle Reigo Treier numbri all siis 106. Samal ajal, kui vaprad 10-aastased poisid järjest tulevad finišisse, et andke oma numbrid ära ja tüdrukud, et andke siis oma numbrid ära, ilusti sinna lindi taha, pange soojad riided selga ja kohe, kui meil on mingidki tulemused, saab hakata rääkima autasustamisest. Samal ajal, kui finišisse on juba jõudnud väga kiire ilusa tempoga Karoliina Roomets, kes ka eelmisel hooajal oli meil esikolmikus, ma nüüd peast ei julge öelda täpselt mitmenda kohani ta jõudis, aga esikolmikus oli ta meil kindlalt. Et ärge siis unustage ära, et kõik 14-aastased ehk need, kes lähevad siis peale Reigot ehk alates numbrist 110, et hetkel veel need, kes sõidavad ehk vanuseklassis siis MN12, et teie siis veel sinna pikale valgustatud rajaringile minema ei pea, aga alates siis numbrist 110 on meil siis vanuseklass N14, et nendel läheb siis ringi peal kauem aega. Ja sest nemad peavad tegema lisaks esimestena siis selle kogu valgustatud rajaringi. Välja arvatud jah, muidugi seda nii-öelda Kuperjanovi sirgete midagi tegema ei pea, et teed ikkagi nii-öelda selle palli osa. Samal ajal kui finišisse on meil jõudnud Keiti Püvi, kes on ka olnud väga tubli suusataja, ka jõudnud korda mitu poodiumile. Ja samal ajal väga tublisti on finišisse jõudnud Maribel Tepp, kes on väga-väga tubli pisikene. Merike!
No nii, ja Laivani tulemused on ilusti läinud meil lõpuks internetti. Juhtmed on sõlmest lahti saanud. Ja ma saan ette lugeda täna siis tüdrukud 10 vanuseklassi tulemused. Ilmselt võin ma minna täna lotopiletid ostma. Nii nagu pakkusin, nii ka läks. Täna kõige kiirem tüdruk on siis Eerika Udras Võru suusaklubist. Teine tüdruk on täna Marleen Ojasoo, samuti Võru suusaklubist. Ja ka kolmas tütarlaps on Võru suusaklubiks ja tema on siis Karoliine Lauri. 4. jõudis Meribel Kaup, 5. Anne-Marri Lauri, 6. täna Anne-Grete Kumm, 7. Gerda Karoliina Kuus, 8. Marta Mõttus, 9. Ann-Mari Mets, 10. Loona-Marie Kalk, 11. Mirja Silvia Kaljula, 12. Emma Aniot, 13. Lisette Ilves, 14. Emilia Räim, 15. Laura Kook, 16. Lorenzi-Sell Ränkel, 17. Liisa Heinsoo, 18. Lisandra Jõgeva, 19. Kendra Varikov, 20. täna jäi Karoliine Lakkur ja tema järel kohe Eliise Lakkur, 21. 22. on Keiti Eerik, 23. Teele Mäesaar, 24. Marta Rute ja 25. Maribel Tepp ehk siis Eerika, Marleen ja Karoliine, Võru suusaklubi tüdrukud. Teie olete siis meil täna 3 kiiremat tüdrukut olnud ja nii kui me oleme saanud oma poodiumid valmis ja auhinnad valmis, tuleme teeme ära ka autasustamise, nii et pange soojad riided selga, aga ärge väga kaugele täna suusatage. Ja kõik teised 10-aastased tüdrukud, ärge siis unustage, et teie saate oma tänase osalusmedali kätte sealt samast telgi alt. Ja rääkida saame ka täna poiste, 10-aastaste poiste tulemustest. Kui tüdrukutest riisusid koore Võru suusaklubi tüdrukud, siis poistega on natuke teistsugused lood. Täna 10-aastaste vanuseklassis kiireim poiss on Torres Veerpalu jõulusuusaklubist, teine Otto Karl Klampe Võru suusaklubist ja 3. Johan Tali Utsal Haanja suusaklubist. 4. on olnud Harris Piirman, 5. Helir Hoop, 6. Joonas Koreinik, 7. Marti Kukk, 8. Virgo Lapp, 9. 9. Alex Siigert, 10. Ron-Johan Koort, 11. Jako Harlis Kala, 12. Eerik Vahtra, 13. Mattias Lehtna, 14. Teven Rannamets, 15. Karl-Aleksander Perv, 16. Artur Adasson, 17. Taavi Linder, 18. Marten Pungits, 19. Raio Ermel, 20. Kratmar Müürsepp, 21. Samuel Orav, 22. Juss Kristjan Kiviselg, 23. Harri Saldošin ja 24. Martin Kesa. Et juhin ka tähelepanu sellele, et M10 vanuseklassis ja nii nagu N10 vanuseklassis on päris pisikesed tegelased. Mõni on ilmselt alles 7-aastane, aga kuna see on nagu esimene vanuseklass, siis sealt tulebki see, et ärge siis olge väga kurvad, et kui te tunnete, et number on jube kehv, ei ole. Te võib-olla oletegi 3 aastat vähem trenni teinud, aga te olete kõik sellest väga tublid olnud. Nii et siis Torres, Otto Karl ja Johan Talis, teie pange siis ennast valmis, et soojad riided selga, ärge väga kaugele siis suusatage, et nii kui me saame autasustamisega pihta hakata, siis saame teid poodiumile.
räägime natuke ka 12-aastaste tüdrukutest. Loeme siis ette näiteks niimoodi, et täna hetkel kiirem tulemus on meil siis Keiti Püvil Võru suusaklubist. Teine on olnud Karoliina Roomets Antsumäe spordiklubist. Ja kolmas Anna-Maria Säre Võru spordikool, Võru biatlon. Ühesõnaga kõik 3 talveala on esindatud. Suusatajad Võru suusaklubi, Antsumäe, kes on rohkem kui teada tuntud kahevõistlejate suusaklubi ja Võru biatlon ehk siis laskesuusatajad. Tundub, et kõik suusatavad võrdselt ühtmoodi hästi. 4. on olnud hetkel Meribel Kumm, 5. Regina Parv, 6. Rosipel Mari Kaldvee, 7. Andrika Anett Sokk, 8. Eeva Piirisild, 9. Noora Loren Ossip, 10. Laura Pirnipuu, 11. Triinu Heinsoo, 12. Kristin Koger, 13. Eva-Lotta Joonas, 14. Kätlin Kesa, 15 on hetkel Stella Sool ja 16 on Kertu Hallist. Ja samal ajal, kui on stardi juba saanud 14-aastased tüdrukud, ehk nemad on siis esimesed, kes siis lähevad ja sõidavad pikema ringi, ehk neil on siis võrreldes teistega poole pikem maa, ehk nemad siis sõidavad kogu valgustatud raja. Et räägime siis 14-aastastest tüdrukutest. Et rajale on juba läinud Miia-Mai Huik numbri all 110, 111 oli Maarja Olesk, 112 Karena Roomets, 113 Kädilis Mäeots, 115 Ann-Lordees Veerpalu, 116 Kätriin Vaiksoo ja 117 Stella Kivi. Ja neile lähevad kohe järgi ka 16-aastased tütarlapsed. Rajal on juba numbri all 118 läinud Kerstin Misko, 119 Roosmarii Räim, 120 Aurelia Kumm, siis tunnistan ausalt, et numbri all 121 on siis natuke hiljem registreerinud, seda nime ma ei oska hetkel öelda, 122 Janette Talo ja 123 Merli-Mari Utsal. Ja peale neid on siis 18-aastased tütarlapsed, 124 Triinu Hausenberg ja 125 Linda Koreinik. Ja peale seda tulevad siis juba poisid. Et me oleme rääkinud nii 10 kui 12-aastastest tüdrukutest ja 10-12-aastastest 10-aastastest poistest. Räägime natuke 12-aastastest poistest ka. Täna siis hetkel kiirem olnud Daniel Varikov Võru suusaklubist ja teine on olnud Oskar Klampe, samati Võru suusaklubist. 3. on Markus Pungar Antsumäe spordiklubist, 4. Hannes Vislapuu, 5. Audun Palo, 6. Mehis Moor, 7. Riko Pedras, 8. Robin Steven Kaldvee, 9. Kusti Järg, 10. Lukas Siigert, 11. Andri Linder, 12. Hugo Rüütli, 13. Raimond Jõgeva, 14. Märt Viidu, 15. Kristjan Klimbek, 16. Reigo Teder ja natuke need tulemused veel muutuvad, et see on siis hetkeseis 12-aastaste poiste järel. Et hetkiselt siis endiselt 3 esimest on siin Daniel, Oskar ja Markus. Samal ajal kui stardijoonel on juba 14-aastased poisid. Et 14-aastastest poistest rääkides siis on 126 on täna Markus Mäe-Uibo, 127 Toni Andree Saarepuu, 128 Reigo Hermel, 129 Reiko Hussar, 130 Janar Lett, 130
Timo Kudre, 134 Markus Lehtna, 135 Sten-Jörgen Leis, 136 Raimond Kaup, 137 Aigen Henri Linder, 138 Kaspar Kimas, 139 Mikko Jugomägi, 140 Lars Piirmann ja 141 laskesuusataja Gregor Madus. Need on siis täna 14-aastased poisid ehk esimesed poisid, kes siis lähevad ja teevad terve täisringil valgustatud rajal. Et siis teevad siin stardi, ring valgustatud rajal, väike põlge alla sinna staadionile ja siis finiš sisse. Et 12-aastaste poistega Hollandselt on siis 3 esimest hetkel Daniel Varikov, Oskar Klampe ja Markus Pungar, et teie poisid siis soojad riided selga, ärge väga kaugele suusatage, et nii kui me saame alustada esimeste autosustamistega, saame teid kõik ilusti poodiumile kutsuda. Et siis 3 kiiremat 10-aastaste tüdrukute seas oli siis Eerika Udras, teine Marle Ojasoo ja 3. Karoliine Lauri, kõik Võru suusaklubist. 10-aastaste poistel oli siis esimene Andores Veerpalu jõulusuusaklubist, teine Otto-Karl Klampe Võru suusaklubist ja 3. Johan Tali Sutsal Haanja suusaklubist. 12-aastaste tüdrukutel siis olid esindatud kõik talialad ehk Keiti Püvi Võru suusaklubi, Karoliina Roomets Antsumäe spordiklubi ja Anna-Maria Säre Võru peatlon. Ja poistes siis vanuseklassis M12, 3 kiiremat olnud siis Daniel Varikov Võru suusaklubi, Oskar Klampe Võru suusaklubi ja Markus Pungar Antsumäe spordiklubi. Et kuna nüüd on need võistlusklassid rajal, kes teevad siis pikema ringi, aga kelle sõidukiirus on palju kiirem, et palun siis raja peal olla väga ettevaatlik kõigil teistel. Ja teeme nii, et rada jääb siiski võistlejatele. Et vahepeal on siis stardi saanud poiste vanuseklassi 16, esimesed võistlejad. Et kohe saame tutvustada ka seda vanuseklassi ja selle sõitjaid täna. Et numbri all 121 läks Jörgen Pilv, 142 oli Robin Parv, 143 Oliver Kimask, 144 Olev Piirisild, 145 Gert Trolla ja kohe saab stardi 146 Hendrik Esa, tema järel Gregori Zerel, number 148 Kaspar Mill, 149 Kristoffer Saar, 150 Rikko Mäesaar ja 151 Mattias Adasson. Ja siis on veel M18 vanuseklassis 152 Karl-Erik Oppar. Ja peale seda saavad startaja juba naised vanuseklassis 21. Et kõigil nendel siis, kes täna esikolmikusse ei jõudnud, ei maksa olla väga kurb, järgmine kord ehk läheb paremini. Aga ärge siis unustage võtmast oma osalusmedalit ja selle te saate siis sellest oranži-sinisest kuppeltelgist. Ärge unustage ära andmast oma numbrimärki, sest kui meil hooaja lõpuks enam neid numbreid ei ole, siis on juba raske võistlust korraldada, meil ei ole enam teile midagi välja anda.
ja endiselt siis kõigile, kellel ei ole suuski jala küljes, teil ei ole kohe üldse raja peale täna asja. Ja kellel on ju suusad jala küljes, siis vaadake, et teil oleks ka number küljes, kui te rajale lähete. Vahepeal saab hakata juba tutvustama naisterahvaid. Et kuigi meil on numberil 157 läheb starti. Minu üks lemmikumaid naissuusatajaid ja kunagine konkurent Tanja Mannimaa, siis enne teda on meil veel mõned võistlejad. 21 vanuseklassis täna siis numbril 153 Anette Veerpalu, 154 Astrid Eerik, 155 Johanna Olesk ja 156 Anne Kannimäe, kes on rohkem tuntud rattasõitjana. Ja peale seda siis vanuseklassi naised 30, 157 Tatjana Mannimaa, 158 Einike Mölder, 159 rohkem võrkpallurina tuntud Triin Ojasoo, 160 Karin Varikov, 161 Janeli Aasa, 162 Kadri Visnap ja et Taaniale oleks lihtne, siis 163 Kertu Ränkel ja 164 Merle Vider. Ja peale seda on neiud 40 vanuseklass, kus kohe järjest lähevad siis kõvad konkurendid numbril 165 Kadri Parts, numbril 166 Consuelo Laanemäe Raim, numbril 167 Merle Kons, numbril 168 Piret Põldsaar, 169 Ave Visnapuu, 170 Diana Pihlik, 171 jälle jooksina rohkem tuntud Maigi Vaikla, 172 Maris Moor ja 173 Maila Rehi. Tundub, et siin Kertu peab juba plaane, et ta plaanib millegipärast endale teist kohta. Nii kergelt ei saa. Ei Kertu. Nii asjad ei käi. Kõigepealt tuleb ära sõita ja siis vaatame. Minu meelest te võite kõik sinna esimesele kohale sõita. Kui Kertu Ränkel ütleb, et tema läheb nautima, siis ma parem ei taha teada midagi rohkemat. Samal ajal, kui hakkavad tulema finišisse natukene suuremate vanuseklasside tüdrukud, siis vaatame, ehk hakkab tulema laivis ka mingisuguseid vaheaegu. Näiteks saab öelda, et tüdrukud 14 vanuseklassi hetke 3 kiiremat on Ann-Lord Ees Veerpalu, teine on hetkel Maarja Olesk Võru suusaklubist ja kolmas Stellakivi Antsumäe spordiklubist. Samal ajal, kui stardijoonel on neiud vanuseklassist 40. Et kohe jõuavad ka esimesed M14 vanuseklassi poisid finišisse. Näiteks on siin järjest tulnud Toni Andree Saarepuu ja Markus Mäe-Uibo. Toni on olnud täna grammikene kiirem siiski. Et poisid on küll mõlemad pikali maas. Aga siit tulevad näiteks veel kiiremad olnud on Reiko Hussar ja tema järel Reijo Ermel. Samal ajal, kui näiteks tüdrukud vanuseklassis 16 on finišisse jõudnud Merli-Mari Utsel ja Aurelia Kumm. Merli-Mari on hetkel küll kiirem olnud, aga ootame järjest neid
suusatajaid juurde. Minema ütlema Ameerikasele, et arvutiparool on 1834. Et vahepeal ootame starti Aili Sarikut. Et Aili, ole hea, tule starti. Mina vabandan selle väga vapra suusataja eest, kelle suusaninadele ma just hetkel astusin. Number 177. Ole hea, tule starti. Jone Ailit ega Helekivit ei ole. Et Aili Sarik ja Tiina Helekivi, daamid vanuseklassis 50. Et te teete täna 174 numbri all startinud Ingrid Kala ja 76 numbri all startinud Aive Laidvere elu ikka eriti lihtsaks. Samal ajal, kui starti läheb numbri all 178 veel Mirjam Treilmjuga, numbri all 179 Helve Pai ja numbri all 180 Helifiks, kes on siis täna viimane neid, kes rajale läheb. Ja peale seda on jäänud veel meesterahvad. Samal ajal näiteks rääkides tulemustest. Tüdrukud 14 vanuseklassi 3 kiiremat siis Annor Desveerpalu, Maarja Olesk ja Stella Kivi. 4. aeg on hetkel Kädi-Liis Mäeotsal, 5. Katriin Vaiksool, 6. Miia-Mai Huik ja 7. Karena Roomets. M14 vanuseklassid ehk poisid. Hetkel 3 kiiremat siis Lars Piirman, Reiko Hussar ja Raimond Kaup. Kui Lars ja Raimond on Võru suusaklubis, siis Reiko Hussar on Võru peatlonist. Aga mehed, vanuseklass M21, olge hea, tulge teiega starti. Et kell on juba sealmaal, et härrased alates vanuseklassist M21, palun tulge rivistage ennast siia ette. Numbri all 191 Andre Viitkin, numbri all 192 Rauno Jallai, numbri all 193 Tarvi Sikk. Numbri all 194 Robin Järg, numbri all 195 Kevin Hallop, numbri all 196 Art-Kristjan Olesk, numbri all 197 Mikk Paju, 198 Richard Puustusmaa, 252 Toomas Horma. Peale seda on kohe mehed 30 vanuseklass, numbri all 199 Alar Salumets, tema järel Taavi Palo, Indre Ivask, Edvin Panksepp, Uku Vislapu, Jaan Rakasselg, Asko Saarepuu, Marek Panksepp, Jaan Alvela, Raido Rüütli, Anti Saarepuu, Aleksander Varikov ja Peeter Jõeloo. Mehed vanuseklassis vanuseklassis 40. Numbri all 211 täna stardis Tõnis Räim, 212 Margus Koor, 213 Ülar Morel, 214 Marek Kõva, 215 Kalle Uiboleht, 216 Allan Aniot, 217 Andrus Veerpalu, 218 Tõnu Tõnuke Hendrikson, 219 Marek Hussar, 220 Agu Tamm, 231 Rainer Pungar, 232 Indrek Lampe, 251 Roman Kiisk ja 253 Erki Sool. Ja M50 täna siis esimesena läheb Alar Reiska, tema järel Urmas Voitka, siis Erki Keel, Heiki Prants, Mati Laur, Aare Uik, Tarmo Tiivoja, Aikar Saarnits,
Vahur Loosaar, Ahti Utsal, Urmas Kaldvee, Leho Laidver ja Aarne Rehi ja M60 vanuseklassis on härrasid täna tervelt 44 tükki. Uno Ruus, Rudolf Mürk, Kalev Kaljaste ja Einar Mitt. Ja siis on meie startijate nimekiri läbi. Aga rääkides vahepeal tulemustest. Tüdrukud 16. Hetkel siis täna esimene Merli-Mari Utsal, teine hetkel Aurelia Kumm ja kolmas Kerstin Misko. Ehk see on siis selline klassikaline järjekord, ka eelmisel hooajal olid need nimed ilusti käisid läbi. Poisid 16 on hetkel finišisse jõudnutest esimene Hendrik Esa, teine Olev Piirisilm ja kolmas Mattias Adasson. Ka kõik poisid on tuttavate nimedega. Tüdrukud 18, täna siis kiirem Triinu Hausenberg ja teine Linda Koireinik. Et Triinu on siis Ansumäe spordiklubist ja Linda Võru suusaklubist. Ja jääme siis ootame järgmisi tulemusi, et naised vanuseklassis 21 on hetkel jõudnud finišisse ja tulemus on kirjas ainult Anett Veerpalul. Aga rääkides sellest, mida siis nooremad on täna korda saatnud, siis kõige noorematest tüdrukute N10 vanuseklassis täna 3 kiiremat, siis Erika Udras, teine Marleen Ojasoo ja kolmas Karoliine Lauri, kõik Võru suusaklubist. Poiste, sama vanade poiste tulemused on siis esimene täna Andorres Veerparu, jõulusuusaklubi, teine Otto Karg-Lampe Võru suusaklubi ja kolmas Juhan Talis Utsal Haanja suusaklubi. Tüdrukud 12-aastased, täna 3 kiiremat. Esimene on Keiti Püüvi Võru suusaklubist, teine Karoliina Roomets Antsumäe spordiklubist ja kolmas Anna-Maria Säre Võru peatlonist. M12 vanuseklassis täna siis 3 kiiremat. Daniel Varikov Võru suusaklubi, Oskar Klampe Võru suusaklubi ja kolmas poiss Markus Pungar on Antsumäe spordiklubist. 14-aastaste 3 kiiremat siis on kiirem on Anlor Tees Veerpalu jõulusuusaklubi, teine Maarja Olesk Võru suusaklubi ja kolmas Stella Kivi Antsumäe spordiklubi. 14-aastaste poiste seas siis hetkel 3 kiiremat. Kõige kiirem hetkel Lars Piirmann Võru suusaklubi, teine Reiko Hussar Võru peatlon ja kolmas Raimond Kaup Võru suusaklubi. 16-aastaste tüdrukute hetkel on siis 3. kohal Kerstin Misko Antsumäe spordiklubist, teisel kohal Aurelia Kumm Võru suusaklubist ja kiiremini on jõudnud finišisse Merli-Mari Utsal. Aga mul on hea meel, et me saame lõpuks kutsuda kõik need tublid autasustamisele, et hakkame siis peale autasustamistega. Merike on valmis, kohe tulevad ka autasustamistüdrukud. Et Merikese abistavad tüdrukud, kas meil on keegi, kes saab minna? Nii tulevad ka need, kes autasustavad ja siis saame ka kindlasti need, keda autasustatakse. Ja kui keegi küsib, et kus kohas see imeline autasustamise koht on, kui eelmine aasta oli selle kollase uue värske maja juures, siis seekord on vana maja juures. Et
siis see vanem maja, seal on ilus trepp, kus on Võrumaa suusasarja ja Võru suusaklubi bännerid. See on meil täna siis nii-öelda poodiumi koht, ehk saate ilusti vaadata, kuidas mehed stardivad. Ja kohe, kui meil on siin ilusti kõik olemas, siis ma hakkan kutsuma, et siis 10-aastased poisid ja tüdrukud ja 12-aastased poisid ja tüdrukud olete siis valmis ja alustame 10-aastastest tüdrukutest. Et samal ajal, kui mehed meil siin stardivad, üks kiirem kui teine, siis kutsun autasustamisele. Need, kes ei võistle, saavad plaksutada. Täna 3. Karoliine Lauri, Võru suusaklubi. Karoliine. Nii. Täna 2. Marleen Ojasoo, Võru suusaklubi. Ja täna kõige kiirem tüdruk, Erika Udras, Võru suusaklubi. Olge hea, tulge siia, kus on siis stardifiniš siis Virge juures. See vanem maja, suusaklubi ja Võrumaa suusasarja bänneritega trepp. Nii, üks on meil olemas, Marleen on meil olemas. Nii, kas me leiame ka Karoliine ja Erika? Tulevad siin sportlaste vahet, jooksevad siit läbi ja on olemas. Et täna siis 3. Karoliine Lauri, Võru suusaklubi. Kõik teised aplodeerivad, sest Karoliine on olnud ikkagi väga tubli. Peale õe teised ka aplodeerivad. Peale sugulaste teised ka aplodeerivad. Täna 2. Marleen Ojasoo, Võru suusaklubi. Ja täna kõige kiirem tüdruk. Ja mehed, teie tulete starti samal ajal, kui me kutsume poodiumile esimese koha Erika Udras. Samal ajal härrased, Andrus Veerpalu näiteks võiks starti tulla. Et härrased, jälgige kella, sel ajal, kui me siin tüdrukuid autosustamine. Ilusaks pildi peale saame, palume härrased, ärge unustage, et nii, aplaus nendele tublidele 10-aastastele tüdrukutele, samal ajal härrased, ärge unustage, teil on start. Näiteks on juba starti läinud ära Tõnukene, kes oli numbril 218, hetkel on joonel 219, nii et vaadake, mis number teil on kõhu peal ja pange ennast valmis. Samal ajal kutsume start poodiumile 10-aastaste poiste 3 kiiremat. Täna 3. Johan Talis Utsal, Haanja suusaklubi. Täna 2. Otto Karl Klampe, Võru suusaklubi. Ja täna kõige kiirem Andores Veerpalu, jõulusuusaklubi. Poisid, see trepp, võtke see trepp, kus on silt Võrumaa suusasari. Nii, Otto on olemas. Johan Talis ja Andores, teie tulge ka siia. Siia, selle trepi juurde, kus mina oma käega. Otto, Nii, ehk siis täna 3. Johan Talis Utsal, Haanja suusaklubi. Täna 2. Otto Karl Klampe, Võru suusaklubi. Ja täna siis kõige kiirem Andores Veerpalu, jõulusuusaklubi. Pildid on hetkel puudu Andores. Samal ajal härrased, ärge unustage, et teie peate võistlema. Te küll saate vaadata, kuidas lapsed saavad oma medaleid. Et kuna hetkel on stardis mees numbriga 234, siis vaadake, mis number teil kõhu peal on. Ja väike näppude peal arvutamine ja saate ennast ka starti saada. Andores, kas sa oled kuskil meil siin ja jõuad ka? Vaata siin, kus on sul stardisirge oli. Siin on see vana pruun maja. Võrumaa suusasarja sildiga uks. Vist ei ole. Aga jätkame siis järgmise vanuseklassiga. Kohe teeb külli pildi ka. Andores, äkki sa veel jõuad kuskil? Et vahepeal on meestel seal suur kaos. Mehed jälgiga oma numbreid. Ilmselt Andores meil ei jõudnudki siia.
aga võtame siis järgmise. Kus on Torres? Kas sa oled, näed meid kuskil? Ilmselt Torres on hetkel raja peal ja saab oma medali hiljem. Aga kutsume siis vanuseklassi tüdrukud 12, 3 kiiremat. Täna 3. Anna-Maria Säre, Võru peatlon. Täna 2. Karoliina Roomets, Antsumäe spordiklubi. Ja täna kiirem Keiti Püvi, Võru suusaklubi. Ehk meil on siin olemas laskesuusatajad, kahevõistlejad ja lihtsalt suusatajad. 3. on siis täna Anna-Maria Säre, Võru peatlon, 2. Karoliina Roomets Antsumäelt ja kiirem Keiti Püvi Võru suusaklubist. Ilusad pildid veel. Pärast hea Facebooki panna, Instasse. Laseme sugulastel ka pildid teha. No nii, poisid, vanuseklassis 12. Kutsume siis siia. Täna 3. Markus Pungar, Antsumäe spordiklubi. Täna 2. Oskar Klampe, Võru suusaklubi. Ja täna kiirem Daniel Varikov, samuti Võru suusaklubi. Samal ajal mehed, ärge siis unustage ära, et teil on veel startida. Vaadake, mis number teil rinna peal on. Hetkel näiteks on stardis numbriga mees 245. Ehk vaata, mis sul sinna rinna peale kirjutatud on. Ehk peaksid sa isegi minema juba stardijoonele. Samal ajal aplaus tänastele kiirematele 12-aastastele poistele. 3. Markus Pungar, 2. Oskar Klampe ja kiirem poiss täna Daniel Varikov. Markus Antsumäelt ja Oskar ja Daniel on Võru suusaklubist. Väga tublid poisid, aplaus neile. Vahepeal saab keskenduda sellele, et mida teevad mehed. Et kuna stardis on mees numbri all 248, siis vaadake, härrased, mis on teil rinnanumbri peale kirjutatud. Ja kõik, kes on oma võistluse ära võistelnud, andke siis kindlasti oma number täna tagasi. Ja kohe, kui meile tulevad juba järgmised tulemused, saame siis hakata järgmisi vanuseklasse järjest autasustama. Vahepeal püüame vaadata, et kus maal on see meeste stardinimekiri. Omal ajal 52 ma ei leia nüüd. Et nüüd on siis jäänud veel viimased 2 härrasmehed, kes saaksid minna rajale ja peale seda saame hakata keskenduma siis tulemustele. Kõige nooremad on tänaseks siis juba ära autasustatud. Aga räägime siis nendest, kes veel ei ole oma medaleid kätte saanud täna. Et tüdrukud vanuseklassist 14. Täna seal on kiirem olnud Ann-Lourdes Veerpalu, 2. Maarja Olesk, 3. Stella Kivi, 4. Kädilis Mäeots, 5. Katrin Vaiksoo, 6. Miia-Mai Huik ja 7. Karena Roomets. Sama vanad poisid siis ehk vanuseklass M14. Täna olnud kiirem Lars Piirmann, 2. Reiko Hussar, 3. Raimond Kaup, 4. Reijo Ermel, 5. Toni Andree Saarepuu, 6. Markus Mäeuibo, 7. Gregor Narusk, 8. Sten-Jörgen Leis, 9. Timo Kudre, 10. Markus Oja,
11. Mattias Mõttus, 12. Aigren Henri Linder, 13. Janar Lett, 14. Markus Lehtna, 15. Kaspar Kimask ja 16. Mikko Jugomägi. aastastest vanuseklassi tütarlastest siis täna on olnud kiirem Merli-Mari Jutsal, teine Aurelia Kumm, 3. Kerstin Misko, ehk see on selline ka juba eelmisest hooajast väga tuttav esikolmik. 4. on täna siis jäetud Janette Talo ja 5. Roosmari Räim. M16 vanuseklassis on siis kiirem olnud Henri Kesa, teine Oliver Piirisild, 3. Jürgen Pill, 4. Mattias Adasson, 5. Kristoffer Saar, 6. Riko Mäesaar, 7. Gregori Zerel, 8. Robin Parv, 9. Gert Trolla, 10. Oliver Kimask, 11. Kaspar Miil. Et ka siin on sellised poisid esikolmikus, kes ka eelmisel hooajal sinna sattusid. Tüdrukud 18 vanuseklassis, täna siis kiirem olnud Triinu Hausenberg, tuntud kahevõistleja, teine on olnud Linda Koreinik. Neiud 21 vanuseklassis, täna siis kiirem on Ett Veerpalu, teine Johanna Olesk, 3. Astrid Eerik ja 4. Anne Kannimäe. N30 vanuseklass, täna olnud siis kiirem Tatjana Mannimaa. Teide, nii nagu Kertu ütles, et tema läks täna rahulikult võtma. Teine siis Kertu Ränkel, 3. Merle Vider, 4. Janeli Aasa, 5. Karin Varikov, 6. Triinu Ojasoo, 7. Kadri Visnap ja 8. Heinike Mölder. Neiud 40 vanuseklass. Täna kiirem Maris Moor, teine Piret Põldsaar ja 3. Ave Visnapuu, see peaks olema jälle selline traditsiooniline esikolmik. 4. Consuelo Laanemaa Räim, 5. Kadri Parts, 6. Maila Rehi, 7. Diana Pihlik, 8. Maigi Vaikla ja 9. Merle Kons. Et jätkame vahepeal seal, kus me pooleli jäime. Et neiud 50 vanuseklassis läks täna kohe eriti lihtsalt. Pooled tulid, pooled otsustasid, et nad vist ei julge veel. Et täna siis kiirem Ingrid Kala ja täna teine Aive Laidver. Ja neiud 60 vanuseklassis siis hetkel kiirem ajaga vaatab vastu meil Mirjam Tremljuga. Mirjam küll tahtis intervjuud anda, ütles, et täna läks hästi, ükski mees mööda ei sõitnud. Aga järjest tuleb neid mehi ja siis järjest uuenevad meil ka meeste tulemused. Hetkel näiteks on M18 vanuseklassis üks lõpetaja ja selleks on Karl-Erik Koppar. M21 vanuseklassis on hetkel kiirem Tarvi Sikk, teine Andre Viikin ja 3. Kevin Hallop.
Tarvi on Vastseliina spordiklubist, Andre on Võru suusaklubist ja Kevin on Värska orienteerumisklubi Pekko. M30 vanuseklassis täna 3 kiiremat hetkeseisuga siis esimene Uku Vislapuu, teine Asko Saarepuu ja 3. Jaan Alvela. Kui teine ja 3. vees on Võru suusaklubis, siis Uku millegi pärast kirjutab endale siia taha maratonsport. Meeste 40 vanuseklassi siis hetkeseis on selline, et hetkel 3 kiiremat on siis esimene Indrek Lampe, teine Marek Hussar ja 3. on Tõnu Tõnuke Hendrikson. Ja M50 ja M60 härraseid on ka veel tulemas, et järjest kui tulemusi tuleb, siis saab neid uuendada. Et õige pea ehk saab hakata ka järgmiste vanuseklasside autasustamise ka peale. Aga seni, ärge siis unustage ära, et andke kindlasti tagasi oma numbrid, võtke oma osalusmedalid, vaadake, et teil külm ei oleks, jooge sooja jooki. Ja mõelge selle peale, et juba järgmine etapp on kuu lõpus. Vahepeal järjest tuleb mehi finišisse. M50 vanuseklassis saab rääkida näiteks sellistest hetkeseisust, et hetkel on kõige kiirem olnud Urmas Kaldvee, teine Alar Reiska ja 3. Aigar Saarnits. Aga kuna mehi on veel tulemas, siis need tulemused võivad veel muutuda. Aga kõik mehed, kes te olete juba jõudnud finišisse, ärge siis ilma numbrit ära andmata ära siit minge. Ja kohe, kui meil on olemas ja saame, siis hakkame pihta ka järgmiste vanuseklasside autasustamistega. Seni aga hoidke ennast soojas, võtke oma osalusmedalid ja mõelge selle peale, et järgmine etapp on juba 30. jaanuar. Et kohe-kohe saab hakata autasustama järgmisi vanuseklasse. Et veel hetk. Samal ajal, kui järjest tulevad finišisse mehed. Et rääkides neist vanuseklassidest, kes ei ole siis täna veel auhindamisele jõudnud. Et tüdrukud 14 oli täna siis 3 kiiremat. Esimene on Lourdes Veerpalu, teine Maarja Olesk ja 3. Stella Kivi. Poisid 14 vanuseklassis oli täna siis kiiremem Raimond Kaup, teine Reiko Hussar ja kiireim Lars Piirmann. Tüdrukud 16 vanuseklassist täna 3. siis Kerstin Misko, teine Aurelia Kumm ja kiirem Merli-Mari Utsal. Noormehed 16 vanuseklassist täna siis 3 kiiremat, 3. Jürgen Pill, teine Olev Piirisild ja kiirem oli Henrik Esa. Tüdrukud vanuseklassis 18 oli ainult 2 võistlejat, teine oli Linda Koreinik ja kiirem tüdruk oli siis Triinu Hausenberg.
naised 21 vanuseklassis täna siis 3. Astrid Eerik, 2. Johanna Olesk ja kiirem Anett Veerpalu. Mehed 21, 3 kiiremat, siis täna 3. Toomas Horma, 2. Andre Viitkin ja kiirem Tarvi Sikk. Naised 30 vanuseklassis, täna 3 kiiremat, 3. Merle Vider, 2. Kertu Ränkel ja kiirem Tatjana Mannimaa. Naised 40 vanuseklassis, siis täna 3. Ave Visnapuu, 2. Piret Põldsaar ja kiirem Maris Moor. Naised 50 vanuseklassis, siis täna 2. Aive Laidver ja kiirem Ingrid Kala. Ja neiud 60 vanuseklassis täna siis 3. Heliviks, 2. Helve Pai ja kiirem Mirjam Tremljuga. Mehed vanuseklassis siis 30. Täna 3. hetkel seisuga siis Jaan Alvela, 2. Asko Saarepuu ja kiirem Uku Vislapuu. Mehed 40 vanuseklassis hetkel siis 3. Tõnu Hendrikson, 2. Marek Husser ja kiirem on olnud Indrek Lampe. Mehed 50 siis hetkeseisuga 3. täna Aigar Saarnits, 2. Alar Reiska ja kiirem Urmas Kaldvee. Ja mehed 60 vanuseklassis hetkel siis 3 kiiremat on olnud 3. Einar Mitt, 2. Jaan Jõgi ja kiirem Uno Ruus. Aga kuna veel on finišeerijaid, siis võib veel midagi muutuda natukene. Ja kohe saame ilmselt hakata pihta ka autasustamistega, nii et ärge siis kuhugi väga kaugele minge. Hakkame siis peale autasustamistega. Aga enne kui ma kutsun siia natukene suuremad, kutsun ma siia. Ma küsin, kas Juhan Talis Utsel ja Otto Karg Lampe, kas teie olete veel siin? Teie saite enne poodiumile, aga kutsume siia nüüd võitjapoisi ka vanuseklassis M10, kelleks on siis Andorres Veerpalu. Nii, Andorres igatahes tuleb. No nii, tule siia. Kas meil Otto Karl ka äkki on olemas või Johan Talis on äkki ka olemas? Vist ei ole. Et nemad on vist küll ära läinud. Aga näed, meie sõber. Näed, sa saad minna sinna imelise trepi peale. Kohe. Näed, tule sina ka siis pildi peale, siis vähemalt saab äkki siukse pildi, kus on natukene rohkem. Nii, et siis et hetkel on meil siis siin pildi peale saame ilusti esimese kohal on Andorres Veerpalu ja tema kõrvale läheb siia punase mütsiga laseme poseerima Otto Karl Lampe, et Andorresel üksi seal igav ei oleks. Ehk need on siis tänasid M10 vanuseklassi 2 kiiremat poissi. Aga jätkame siis sealt, kus me enne pooleli jäime. Ega Ester, sul ei ole väga vaja enam lampi. Ehk alustame siis tüdrukud vanuseklassis 14. Täna 3. Stella Kivi, Antsumäe spordiklubi. Täna 2. Maarja Olesk, Võru suusaklubi. Ja täna kiireim Annor Tees Veerpalu, jõulusuusaklubi. Ehk kutsume siis siia Stella, Maria ja Annor Teisi. Need on siis tänased 3 kiiremat tüdrukut vanuseklassis N14. 3. Stella Kivi Antsumäe spordiklubi, 2. Maarja Olesk Võru suusaklubi ja kiirem Annor Tees Veerpalu, jõulusuusaklubi. Et kohe anname teile šokolaadid ka kätte, teeme ilusad pildid.
nii, ja need on siis tänased 3 kiiremat tüdrukut vanuseklassis N14. Jätkame poistega sama vanadega. Vanuseklass M14, täna 3. Raimond Kaup, Võru suusaklubi. Täna 2. Reiko Hussar, Võru peatlon ja kiirem poiss Lars Piirmann, Võru suusaklubi. 3. Raimond Kaup, 2. Reiko Hussar ja kiirem poiss Lars Piirmann. Need on siis täna 3 kiiremat poissi vanuseklassis M13, vabandust, M14. Natuke magusat ka. Kes kuidagi tuleb see energia taastada. Ja siis ilupildid. Auhinnad kätte annab meil siis Hille Saarepuu. Järgmine vanuseklass, tüdrukud 16. Täna 3. Kersti Miško, Antsumaa spordiklubi. Täna 2. Aurelia Kumm, Võru suusaklubi. Ja täna 3. Merli-Mari Hutsal, Haanja suusaklubi. Aurelia näeb, tuleb. Nii. Kerstin ja Merli-Mari. Kerstin. Hei, Kerstin, tule autasustamisele. Kerstin Miško. Hei, tule autasustamisele. Läks ära. Et täna siis 3. Kerstin Miško, Antsumaa spordiklubi, täna 2. Aurelia Kumm, Võru suusaklubi ja kiirem Merli-Mari Hutsal, Haanja suusaklubi. Need on siis, võtame järgmise vanuseklassi, milleks on noormehed vanuseklassis 16. Hille, on sul olemas seal medalid? Sobib. Kutsume siis täna 3. Jörgen Pill, Võru peatlon. Täna 2. Oliver Piirsalu, Piirisild, Olev Piirisild, issand jumal, ma ei oska enam lugeda. Olev, minu vabandused ja kummardused. Ja täna kõige kiirem Henri Kesa, Võru peatlon. 3. Jörgen Pill, Võru peatlon, 2. Olev Piirisild, Võru suusaklubi ja kiirem Henri Kesa, Võru peatlon. Et need on siis täna 3 kiiremat vanuseklassis M16, Jörgen Pill, Olev Piirisild ja kiirem poiss Henri Kesa. Nii. Võtame siis neiud 18. Hille noogutab, järelikult sobib. Täna 2. Linda Korennik, Võru suusaklubi. Ja täna kiireim Triino Hausenberg, Antsumaa spordiklubi. Et kahjuks täna rohkem selles vanuseklassis tüdrukud rajale ei julgenud tulla. Et täna siis 2. Linda Koreinik, Võru suusaklubi ja täna kiirem siis Triinu Hausenberg, Antsumaa suusaklubi. Ja teeme neile siis tüdrukutele aplausi. Noormehed 18 vanuseklass. Uskumatu, aga siia me saame kutsuda ainult 1 noormehe. Ja selleks on Karl-Erik Koppar. Keda te ootate, ütle nimi.
Vastseliina spordiklubi. Kelle treener ilmselt on siis Janno. Vähemalt väga uhke pilguga ta seda vaatab. Et siis Karl-Erik Koppar, Vastseliina spordiklubi. Ülar Morelik küll ei olnud stardis. Jätkame siis daamidega. Tüdrukud vanuseklassis 21. Täna 3. Astrid Eerik, Võru suusaklubi. Täna 2. Johanna Olesk, samuti Võru suusaklubi. Ja täna kiireim Anette Veerpalu, Sparta. Kolmas siis Astrid Eerik, Võru suusaklubi. 2. Johanna Olask, Võru suusaklubi. Ja kiirem siis täna Anette Veerpalu, Sparta spordiklubi. Et kuna meil täna on naiste nimekirjade kõik ilusti korras, aga meeste nimekirjadega veel natukene kontrollitakse seal 1,2, siis jätkame tütarlastega edasi. Naised 30 vanuseklass. Täna 3. Merle Vider, Eesti Energia spordiklubi. Täna 2. Nagu lubas Kertu Ränkel, Võru suusaklubi. Ja täna kiireim Tanja Mannimaa. Nii, tüdrukud püüavad ennast paika panna. Täna siis 3. Merle Vider, Eesti Energia. 2. Kertu Ränkel, Võru suusaklubi. Ja 3. Tanja Mannimaa, Otepää. Ma olen kunagi noorena ühe korra Tanjat võitnud, aga me olime siis kõik väga väiksed suusatajad. Ja see oli suusatamine, mitte male. Et täna siis 3 kiiremalt. Merle Vider, Kertu Ränkel ja kiirem Tatjana Mannimaa. Ja jätkame edasi naistega. Mehed peavad natuke ootama veel. Naised 40 vanuseklass. Täna 3. Ave Visnapuu, Võru suusaklubi. Täna 2. Piret Põldsaar, treeningpartner. Ja täna kiireim Maris Moor, Vastseliina spordiklubi. Et need on siis, see on esikolmik vist, kes alati tuleb rõõmuga justkui, kes me, näed, kõik on kohal, tulevad, kõik on kohal. Et need on justkui siuke vanad sõrvad said jälle kokku. Et täna siis 3. Ave Visnapuu, Võru suusaklubi, 2. Piret Põldsaar, treeningpartner ja kiirem Maris Moor, Vastseliina spordiklubi. Nii. Neiud 50 vanuseklass. Täna 2. Aive Laidver, Hauka veloklubi. Ja täna kiireim Ingrid Kala, Värska OK Peko. Ühesõnaga tuli orienteeruja, tuli rattur ja mitte ühtegi suusatajat. No suusatamine on neil see kõrvala eriala, mille pealt nagu siis seda põhja laotakse ilmselt. Et siis Aive Laidver siis täna Hauka veloklubis 2. ja Ingrid Kala, Värska OK Peko kiirem. Nii, ja nüüd läks mul kõik kadus ära. Naised 60.
kohe võtan õige koha lahti. Naised 60. Kohe võtame naised 60. Täna 3. Heli Viks, Rõuge lasteaed. see on mu lemmik vanuseklass. Ma juba aastaid ütlen, et mul meeldib väga kutsuda siit. Täna 2. Helve Pai, Pere. Ja täna kiireim Mirjem Tremljuga, Roosisaare tulevik. Minu arust on see üks helgemaid vanuseklasse. Tulevik, pere ja lasteaed. Ja tulevik lükkab lihtsalt pere kõrvale. Täna siis 3. Heli Viks, Rõuge lasteaed. Täna 2. Helve Pai esindab perekonda ja täna kiire Mirjem Tremljuga, Roosisaare tulevik. Ehk kõige helgem vanuseklass. Tüdrukud, ilupildid ka. Mirjem peab selle kõik Facebooki panema pärast. No nii, Merike, ütle, kas meil on meestel kõik õiged tulemused, on ju? Saan kutsuda. Nii, M21 vanuseklass ehk mehed 21. Täna 3. Toomas Horma, Tartu suusaklubi. Täna 2. Andre Viitkin, Võru suusaklubi. Ja täna kõige kiirem Tarvi Sikk, Vastseliina spordiklubi. Ehk härrased vanuseklassis 21. Toomas Horma, Andre Viitkin ja Tarvi Sikk. Midagi tuleb. Nii. Tarvi on kohal. Ilmselt on teised härrad vist ära läinud. Õikan veel, kas Andre Viitkin ja Toomas Horma olete kuskil siin veel olemas? Nii, tuleb. Tundub, et Andret ei ole. Täna siis 3. Toomas Horma, Tartu suusaklubi. 2. Andre Viitkin ja Võru suusaklubi ja kiirem poiss on Tarvi Sikk, Vastseliina spordiklubi. Need on siis 3 kiiremat noormeest vanuseklassis M21. Võtame järgmise vanuseklassi, milleks on M30. Täna 3. Jaan Alvela, Võru suusaklubi. Täna 2. Asko Saarepuu, Võru suusaklubi. Ja täna kiireim Uku Vislapuu, maratonsport. Täna siis 3. Jaan Alvela, 2. Asko Saarepuu ja kiireim Uku Vislapuu. Tundub, et need suusatajad üritavad seda Ukut sinna vahele kuidagi väga ära suruda. Põhimõtteliselt võtsid 2. ja 3. koht, otsustavad, millised šokolaadi nad tahavad ja võita saab see, mis alles jääb. 3 kiiremat siis täna. Jaan Alvela, 2. Asko Saarepuu ja kiirem Uku Vislapuu. Vanuseklass M40. Täna 3. Tõnu Hendrikson, Ekstreempark. Hurraa! Täna 2. Marek Hussar, 2. jalaväebrigaad. Ja täna kiirem Hindrek Lampe, Võru peatlon. Nii. Need on siis 3 kiiremat vanuseklassis M40. Täna 3. Tõnu Hendrikson, Ekstreempark. 2. Marek Hussar esindab teist jalaväebrigaadi siit samast metsa tagant. Ja kiirem Indrek Lampe, Võru peatlon. Oot, mehed. Võtame kõik auhinnad vastu ja siis ilupilt ka. Tõnuke naeratab väga säravalt.
nagu alati. M50 vanuseklass. Täna 3. Aigar Saarnits, Serviti spordiklubi. Täna 2. Alar Reiska, Kristella ja äkki võib ka öelda, et HRK. Võib küll. Ja täna kiireim Urmas Kaldvee, spordiklubi Pliaton. Ehk siis 3 kiiremat härrasmeest vanuseklassist M50. 3. Aigar Saarnits, Serviti spordiklubist, Põlvast. 2. Alar Reiska, Kristella HRK ja kiireim siis Urmas Kaldvee, spordiklubi Pliaton. Ja oota, naeratuse pilt ka, härrased. Ja vanuseklass, noormehed 60. Täna 3. Einar Mitt, kes ütleb, et ta on harrastaja. Täna 2. Jaan Jõgi, kes ei ütle mitte midagi enda kohta. Ja täna kiireim Uno Rõus, Kirikumäe Malkamaja. Ehk siis 3 kiiremat täna. Einar Mitt, Jaan Jõgi ja kiirem mees Uno Ruus. Nii. Ja nüüd naeratuse pilt ka. Et täna siis 3 kiiremat. Einar Mitt, Jaan Jõgi ja Uno Ruus. Sellega on siis tänaseks kõik. Järgmine kord kohtume siis 30. jaanuaril. Hurraa! Ja poleks häälenud!